Kreeka Ateena, Akropolis ja vana Ateena puhul peame siis rääkima kahest komponendist. Üks on Akropolis ja teine on selle ees olev Agora, Kreeka Agora. Seal paremal pool ei ole kahjuks ühtegi näitajat, ma pean seda tegema näpuga, siis Kreeka antiikne Agora on see piirkond, Akropolis on siin üleval kaks. Üks on hilisem, see on Rooma-aegne teater, aga Dionysuse teater on Kreeka-aegne. Ja siis veel siin sellise siiluna Atalose Stoa taga on Rooma-aegne tuulte torniga turuplats, mis on ka omaette väga põnev ruumiline ja arhitektuurne süsteem, mida me ei jõua seega vaadata. Akropolis koosneb siis piiratud territooriumist ja sellel olevatest sakraalsetest ehitustest, millest kõige kuulsam on Parthenon, mida te olete kindlasti õppinud, siis kust tuleb nimetus Parthenon, mitte segamini ajada Pantheoniga, mis on Roomas. Pantheion, kõigi jumalate ruum, aga Parthenon, Parthenos, Ateena Parthenos on tema nimipühak. Neitsi Ateena. Siis Ateenal on mitmeid epiteete, sõdalane, võitja, kaitsja, mis iganes, üks nendest on Neitsi, siis Neitsile pühendatud, mõnes mõttes lausa varakatoliiklik maailm. Ja see on üks hilisemaid selles struktuuris. Me näeme, et seal keskel on olnud üks algupärane tempel, mis Periklase ajal on lammutatud. Selle kõrvale või natukese ka peale on tehtud Erechteion, omaette keerulise saamislooga, mida ma täpselt ei tunne, sellepärast ma jätan selle kõrvale. Ja propüleed ehk siis pidulik sissepääsu ruum, väravaruum, eelmäng Akropolisse minekul. Ja Google'i morfitud pilt näeb välja selline, looduses siis taoline, üks kõrgem marmorist või lubjakivist kõrgendik ja sellele üles ehitatud müürid, pealt on ta siis tasandatud, aegade jooksul täidetud, nii et tegemist on ühe kõrge platvormiga, et need müürid justkui ei ole, et nad ei ole nagu Tallinna linnamüüri parapettidega kaitsemüürid, vaid moodustavad ühe platvormi, nii et seda antiiksel ajal tolleaegse tehnikaga peaaegu et võimatu purustada. Parthenon lendas õhku üsna hilisel ajal, kui türklased pidasid seal püsirohuladu ja see lasti õhku, nii et siis see tempel lendas vastu taevast. Tagantpoolt siis siit paistavad Parthenon ja Erechteion. Parthenon, ma selle semestri lõpus olevates kompositsiooniloengutes natukese täpsemalt kirjeldan seda, aga ma usun, et arhitektuuriajaloos on teada, et see on kõik painutatud, seal ei ole ühtegi nagu vertikaalset ega horisontaalset pinda, kõik horisontaalsed pinnad on kergelt kaares, üsna sügava diameetriga maa sees, mis tähendab seda, et need olid väga hea matemaatika ja geomeetriaga välja arvutatud ja kõik välisperimeetri sambad on ka, nurgasambad on kitsama jaotusega, aga kõik on diagonaalselt natukene viltu, moodustades kusagil 5 kilomeetri kõrgusel õhus siis sellise koondumispunkti. Ja kui ma lugesin Bruce Alsopi arhitektuuriajaloo raamatut, kes kirjeldab siis seda, kuidas ta Cambridge'i vanemate professoritega esimest korda sattus Ateena Akropolisse, siis üks vanem professor, mis on ikka tore rääkida, suure üllatusega hüüdis, mida küll olen ma oma üliõpilastele õpetanud. Viidates siis sellele, et see tegelikkuses on see maailma hoopis teistsugune. Ja seda on siis need, kes on tõlgendanud neid raamatuid, nii nagu ikka ajaloo raamatutes, need tõlgendused ja käsitlused lähevad edasi. On vähe originaalseid raamatuid, kus autorid ise oma kogemusi kirjeldavad. Seda on eelkõige siis viidatud sellele, et seal on perspektiivi moonutuse vältimiseks on siis need painutused ja koondumised tehtud selleks, et kõik näeks välja vertikaalne ja horisontaalne. Aga kui ma esimest korda läksin, sisenesin propüleedest ja nägin diagonaalist, nii nagu tihtipeale Kreeka templite
meelis asend on nii, et me näeme frontooni ja külge natukese pikemalt, frontooni natukese vähemalt, aga ta on alati diagonaalselt perspektiivpildis. Nii ma sain aru, mida see professor mõtles. Tegelikkuses ei ole see perspektiivi moonutus seal selleks, et näidata meile filigraanselt, vertikaalselt ja horisontaalselt, vaid vastupidi. See on nii nähtav, et tegelikkuses tundub see tempel palju suurem, sest perspektiivi on tugevdatud. Perspektiivi koondumised siis kolmes fookuses, eks ju, horisondil ja üleval on niimoodi üles ehitatud, et ta tundub palju suurem, kui ta tegelikult on. Vähemalt on selline minu tõlgendus. Minge ja kontrollige. Erechtheion, selline võis Akropolis välja näha ja siin on lühidalt nagu see üle käidud, kuidas see võis tekkida. Akropolise templikompleks siis. Ja siis klassikaline viimane aeg. Propylon, siis eelmäng või ette ehitatud süsteem ja püülon, Egiptusest me mäletame, on need sellised suured väravaehised, aga püülon on ka kitsas läbipääs või kuru. Nii et propüleed on siis eelnev ehitus kitsaks läbipääsuks, kui me püüame seda tõlkida. Ja seal keskel oli siis Ateena sõdalase kuju. Selline näeb ta tänasel päeval välja. See suur kivist ehitus peaks olema ühe kuju pedestaal, aga ma seda täpselt ei tea ja paremal pool me näeme Nike templit, siis Nike võidujumalana tempel, väga miniatuurne, 5x8 meetrit umbes ja suurepärase, selline on see propüleede sissepääs täna, peaaegu võimatu ilma inimesteta seda pildistada, aga mis siis? Suure tõenäosusega on inimesed kogu aeg seal tungelnud sisse ja välja, et see ongi võib-olla tema loomulik olek. Ja siis üleval Nike tempel, mis tõepoolest on selline lihtne kahe frontooniga ehitus, tagumine on ainult selline lodža, millest avanevad suurepärased vaated üle Ateena ja eespool on siis Cella, seal on olnud siis tihtipeale templites on siis kogukonna kõige kingitused ja varandus, mis on linnale, teiste linnade või suuremate võimukandjate või kaupmeeste annetatud või kingitud, siis ütleme selline linna kollektiivne või pärandvara hoitakse templites. Nii et teiselt poolt pääseb sisse, see on trellidega trellitatud, nii et selline väike arhitektuurne aktsent võimsa kindluslinna Akropolise juures. Nüüd aga võib-olla vaatame veel lühidalt ka agoraad ja siin ma kasutan Edmund Baconi kontseptsiooni agora tekkimisest ja mis ühtlasi mõnevõrra kirjeldab meile ka üldist süsteemi, kuidas Kreeka linnaehitus, millised olid Kreeka linnaehituse võtted. Siis Pan-Ateena mängud või Pan-Ateena protsessioon tuleb pikiseda Pan-Ateena teed, väljaspool väravat siis siin mul on justkui meeles, et on tegemist keraamikute linnaosaga, et väljaspool väravaid siis koguneb see rahvahulk hobustel ja jalgsi käies. Selleks ajaks tehakse peenest villast uued valged rüüd, peplos nimetatakse neid ja siis selle protsessiooni ees on siis üks valges rüüd neits ja siis sellele järgnevad siis väga mitmes hierarhias sõdalased, kaupmehed, lihtsalt käsitöölised ja nii edasi, et kogu ühiskonda läbiv protsessioon, värava taga seavad ennast valmis ja siis see teekond läheb üle agora, seda diagonaali pidi, tuleb siit nurga tagant tagasi, marsib läbi propüleede ja lõpeb siis Partenoni templi siis ees. Ja Partenoni templi ülemistel seinapindadel on skulptuurselt see lugu jäädvustatud siis. Nüüd ma täpselt ei mäleta, kas seespool oli võitlus jumalatega ja väljaspool protsessioon või vastupidi. Aga need on need marmoritükid, mida inglased
hoiavad Briti muuseumis ja ei taha kreeklastele tagasi anda, aga kreeklased arvavad, et nüüd on neil suur muuseum Akropolise kõrval ja ma kujutan ette, et noh, kui see protsess veel võtab aega mõnikümmend aastat, siis kreeklased saavad oma marmorikujud, mis on Partenonist ära viidud tagasi. Nii et siis selline võimas protsessioon läbib seda väga avalikku ja olulist ruumi. Ja Edmund Bacon kirjeldab mõningate skeemidega, kuidas tema arvates võis see linnaline struktuur avaliku ruumina siis tekkida. Et kõigepealt on meil siin olemas maantee, nii nagu ka Tallinna puhul, ja üheks esmaseks struktuuri loovaks ehituseks on mäekünkale ehitatud Hephaistose tempel, siis sepale või sepatöö jumalale Hephaistosele pühendatud tempel. Hephasteioniks nimetatakse teda. Teatavasti Zeus vihastas ta peale, võttis kätte ja viskas ta Olümpose mäelt alla ja üks jalg sai viga ja sellepärast kutsutakse teda lonkavaks jumalaks. Ehk siis Hephaistos ta üldiselt tegeleb sepatööga ja Iliases on kirjeldatud, kuidas ta on teinud kolmjalgseid liikuvaid masinaid, mis ise liiguvad ja kullast neide, kes räägivad inimese häälega ja ümardavad teda ja nii edasi ja nii edasi. Need on siis kõik teatavasti taidalad, millel on võime komposiitse püha esemena ellu ärgata ja inimestega suhelda või inimestega koos toimida. Kõik suuremad kaitserelvad, ka Odysseuse abieluvoodi, Paarise laev, neid kõiki nimetatakse siis taidalonideks. Ja Edmund Baconi arvates siis Hephasteion oma frontooniga loob sellise mõttelise ruumi kihi, mille ümber siis hakkavad mitmedki ehitused kujunema. Siin eelkõige siis avaliku tegevuse ehitused, nagu seda nimetatakse amfiteatrilaadse koosolekuruumina, seda nimetatakse buleterion, kus võtab linnavalitsus, peab oma istungeid või linnanõukogu tuleb kokku. Seal ees on üks trepistik ja veel hooned, need tugevdavad seda ruumilist telge, mille Hephasteion loob. Selline näeb ta tänasel päeval välja. Üheks oluliseks komponendiks on siin, ma pean veel kord näitama, on selline kõrgendatud müür, mis on buleterioni teljel ja seda on selle nimeks unustanud, aga see tuleb kohe. Tegemist on siis kõigi Kreeka linnade avaliku skulptuuriga või see on selline müür, mille peale on tehtud vägilaste ja kangelaste ja tähtsamate müütiliste linnakodanike kujud. Siis teatavasti annab see omalaadse põhjenduse või pärimuse selle linna tekkeks. Siis me näeme, nüüd on siia tekkinud veel paar hoonet. Üks on Attalose stoa ehk siis sammaskäik, mis on olnud kasutusel kaubanduspinnana suure tõenäosusega päikese käest ja Kreekas muidugi seda on palju. Sammaskäigu all on mõnus kaupa teha ja nendes väikestes ruumides on võimalik siis oma varandust hoida. Siin gümnaasium ja siia hakkab tekkima saun ja kui me vaatame, siis Edmund Baconi arvates see ruumiline telg, mille Hephasteion loob, määrab siis nagu pöördepunkti Attalose stoa paigutamiseks koos oma ette altariga. Muidugi see sinine joon, mis seal tähistab Panatheena teed, no me ei tea, kui geomeetriliselt täpne ta on. Aga kui me vaatame nüüd, kuidas need hooned siia ümber ikkagi kujunevad, siis selles on oma peen kompositsioon. Et ei saa öelda nii, nagu lihtsustatuna paistab, et Kreeka ruumilise organisatsiooni vormiks oleks üksikhoone, selle üksikhoone ümber olev temenos, vaid pigem on need üksikud hooned omavahelises ruumilises kooskõlas mõnevõrra teistsuguse või natuke isegi, ma ütleks, keerulisema süsteemiga, kui me näeme seda Rooma linnaehitusest, mis on põhimõtteliselt teljeline ja sümmeetriline. Nii et pikkamööda tekkiv ruum kahtlemata omab kompositsioonilist ülesehitust. Ja siin me näeme juba üsna hilist Rooma-aegset
järk-järgulist ehitamist, me näeme, et turuplass kasvab kinni, sinna tekib veel hooneid ja ometi on need hooned, mis sinna tekivad, kõik natukene seotud selle maailmaga, mis enne on olnud. Et ei ole päris nii, et plats on puhtaks tehtud ja siis ehitatud täiesti uus struktuur, vaid pikkamööda aja käigus paigutuvad objektid oma kohtadele ja siis ühel hetkel hakkab see kõik koos tööle ja no meie ülesandeks oleks see moment ära taibata ruumilistes süsteemides, mitte lõhkuda seda, kui mõni süsteem on väga hästi tööle hakanud. Ning kõige lõpuks siis Kreeka agora 2. sajandil juba Rooma ajal valmis ehitatuna, sillutatuna koos oma ehitustega, mis seal kõik on üleval. Stoa poikile, müntimisruum, nümfaion, kus on purskkaev või pesemisruum, Pantanaiose raamatukogu, Atalose stoa ja nii edasi ja nii edasi. Siin on siis Parthenoni marmorskulptuuride jäänused, mis on Briti muuseumis, see on võitlus kentauridega. Ja siin on kujutatud Panatheena protsessiooni, siis ratsanike protsessiooni Panatheena pidustustel ja mängudel. Iga 4 aasta tagant olid siis mängud ja see vaas, mida me alguses nägime, Ateena sõdalase vaas on siis kingitus. Me võiksime siis täna öelda olümpiavõitjale, kes on Panatheena mängudel võitnud. Nüüd üheks liikuma panevaks jõuks nende arhitektuuri nähtuste puhul on kahtlemata Kreeka tempel või Kreeka templi struktuur, peripteros. Nagu öeldud, siis pteros on tiib ja Platoni Phaedrosest on siis ka selline lühikene riimil minev lause. Men erota te pterota. Armastus annab tiivad, et siis ei tekiks mingit kahtlust, kust on Red Bull oma mütologiseeritud slogani võtnud, siis viitab see üsna pikale traditsioonile, et sealt ta tuleb. Need on erinevad Kreeka templid, mis annavad siis võimaluse, et templi ümber tekib varjualune, mitte vihma käest, aga eelkõige päikese käest päästev ruum. Stoa, stet, stat, stand, stasis, stüülos, kõike me juba vaatasime. Samba maailm ja tõepoolest see on põhja külge avatud, see võis olla suhteliselt jahe veel tükk aega kuumal suvepäeval. Aga siit nüüd võib-olla üks edasiminek, et kui me vaatame Atalose stoad, siis me vaatame seda klassikalise arhitektuuri 19., 19. sajandi arhitektuuri seisukohalt. Puhas marmor, ilusad, selged pinnad, mitte midagi taolist. Suure tõenäosusega kõik on värvitud selliste jõhkrate värvidega, nagu me näeme vasakul pool. See ei ole mitte kunstniku fantaasia, vaid see on pigmendi tükkidest tuletatud värvide, ma kujutan ette, et siis muld ja kristall koostis, millest on need värvid tulnud. Nii et me vaatame nii nagu keskaegse arhitektuuri puhulgi puhas ja geomeetriline kivi on tegelikult kaetud värvidega. Ja mitte ainult ehitused, ka skulptuurid on värvitud. Nii et see realism või katse realismile värvide läbi on tõepoolest siin ka olemas. Ja üks näide, millised need templid võiksid siis välja näha. Veel üks selliseid maitsekamaid vanemast perioodist leitud, aga küllap neid värve võib olla ka teisi. Kas te juhtusite nägema viiruslikku videot sellest, kuidas üks vanaproua Kristuse Kreekas uuesti üles joonistas? Seina peal oli tehtud Kristuse fresko, selline pisikene ja keegi ei parandanud seda ja siis proua võttis kätte ja maalis selle ise üle, sellepärast et ei saa ju Jumala poja pilt olla niimoodi. Keegi ei ole näinud seda või? Vaadake seda, see on täiesti huvitav ja nüüd on tegemist täiesti uue kunstiteosega, mis oma mitteteaduslikus jõhkruses on omandanud täiesti uue mõõtme.
nii ka natukene need Kreeka templid, mis on värvitud, omandavad meie jaoks teise mõõtme, kui me püüame seda endale ette kujutada. Aga me võime ka toimida kahes erinevas valentsis mõttelaadis. Üks siis 19. sajandi klassitsism, vaatame marmorit kui puhast materjali ja teine siis antiikne teaduslik lähenemine, kuidas see võis välja näha. Marmori puhul, ma ei tea, kas ma olen sellest rääkinud, on üks väga omapärane efekt. Marmor ei ole sugugi mitte sile, vähemalt ei ole ta alati poleeritud siledaks. Vaid kui kanelüürid lüüakse sammastele peale, siis see marmori struktuur on, kuidas ma ütlen, nagu liiv oleks kokku kleepunud. Ja need struktuuri elemendid peegeldavad kõik erinevat valgust, mis tähendab seda, et tugevas päikesevalguses tekib selline särav halo selle samba ümber. Selles on omaette loominguline väärtus, kui vaadata seda efemeerse protsessi. Ja midagi sellist ei saanud siis tekkida, kui need kanelüürid olid värvitud. Nii et siin igaüks võib ise valida, millises suunas liikuda. Siin on üks uhke pilt Syrakuusast, Sitsiilia peakirik. Tempel, mis Syrakuusas oli, on siiamaani säilinud ja ta on sisse ehitatud. Mõned tema detailid näete, me tunneme sealt ära. Tunneme ära triglüüfide asukohad, tunneme ära sambakapiteelid, vahelt on täis laotud ja seesama Kreeka struktuur elab siin tänasel päeval katoliiklikus kirikus edasi. Syrakuusa puhul on huvitav tähelepanek, mis on linnaehituslikult kindlasti tähelepanuväärne, et Syrakuusat on hävitanud maavärinad mitu korda. Üks kord on olnud see kusagil keskajal on olnud see tõesti katastroofilise iseloomu. Kuid Akropolis või linna süda on alati jäänud puutumata. Ja geoloogiliseks eripäraks on see, et seal on selline tohutu suur kivikamakas, mis justkui liigub koos maavärinaga ja jätab seal peal olevad hooned alles. Kõik ümbruskond, kogu tasandik on hävitatud, aga see konkreetne ruum jääb alles. Väga omapärane. Kas ta oligi tehtud kaitserajatiseks ümber? Ei, kirikuks on ta tehtud. Okay. Seal on peakirik, katedraal on seal tänasel päeval, aga kui te sisse lähete, siis arhitektuuriajalugu õppinud inimesed tunnevad kõik detailid ära tavapärasest toori. See kirik on keskajal? Ma ei julge seda, ma arvan, et see on keskaegne kirik, jah. Sammaste vahel on müürid laotud, on tekkinud 3 löövi, nii nagu seal on. Sella on kasutusele võetud pealöövina ja mul ei ole kahjuks selle sisevaateid, aga lihtsalt, et näidata arhitektuuri elava organismina olen ma seda ikka siin ja seal näidanud.